teeme siis Hyundai Ioniqu tabeli. Jällegi siis mugavus, kütus, lõbu, magamine ja lisavarustus. Mugavus ma paneks, mina isiklikult paneks kusagile 5. Või no mis sa ise arvad? Ei no mul on ka ta pigem ikka üle keskmise. Ma võiks isegi... No ma ei tea, mis saaks veel parem olla on võib-olla. Võrdlusmomenti on vähe hetkel veel. Võrdlusmomenti on vähe, et ma võib-olla paneks isegi natuke kõrgemale, sellepärast, et jah, ma paneks teda nagu kuskile siia. Paneme mingi tingimisi karistuse juurde, et kui hiljem on kokkuvõtvalt olema rohkem autosid, et võib-olla siis paneme talle. Ja praegu tundub siuke, siin kuskil vahemikus. Kütuse kulu, no meil vist hetkel lihtsalt kuidagi läks külmaks. Ja see on kesine või keskpärane, väga keskpärane. No paneks, laias laastus. Ütleme, et kui see Nissan Leafil oli ikka üsna kõrgel, päris pikk, ma sain ikka mitu päeva sõidetud. Paneme keskele. Lõbu, no kiirendus on väiksem kui Leafil. Samas jällegi siin paneelil on nagu neid mänguasju on nagu päris palju. Ja. No mul jällegi on see, mis mul jäi segaseks, see piduripedaali, see, et kui ma paneks siuke gramm alla keskmise. Et midagi erilist ei ole, et see ei ole päris selline mingisugune diskoteeks. Aga selles suhtes mugavus oli ikkagi hea või lisavarustused on ka väga head. Lihtsalt see kiirenduse moment oli, kui võrrelda Leafiga, siis ta on lihtsalt väiksem. Magamine on see-eest kõvasti parem. See on ikka, ikka saab sirgeks visata ja see on väga mõnus. Ma ei tea, meil ei ole võrdlusmomente, aga mina ütleks, et üle poole tublisti. Sellise auto suuruse kohta on see normaalne. Lisavarustus. Minu iste on regulitav nuppudega näiteks. Siis joontevärk on, mis sa rääkisid. See on väga mugav. Siis toolid on siin, teise kõrvalistaja tooli on natuke selline, et siin ei ole neid vidinaid ja ruppu küljest, mis nagu... Aga lihtsalt, tegelikult ma tahaks tagasi tulla siia, sellepärast mul tuli nüüd see meelde see tagaistme mure, kui sul on ikka tagaistmel ka mingisugused keskmisest, kasvu isegi keskmist kasvu inimesed, siis neil on ikkagi võib-olla ikkagi kinnistaks nagu selle, et ma isegi ei annaks talle seda võimalust siin, jätaks siia. Et see jääkski niimoodi. Olgu. Sest et see on, aga selle lisa koha pealt siin on need kellad, vidinad on selle koha pealt, et mingid asjad on nagu väga olemas, mingid 12 volti augud, 2 tükki, 2 USB auku. See sama laadiauk siin. Ja siis, aga jällegi mingid asjad nagu need tooli asjad. Aga samas taga on näiteks ka soojendus, mis on mõnus. Taga on soojendus. Istme soojendus olemas. Et ta on nagu, ta on tubli, ta on keskmisest võib-olla kõrgemal jälle isegi või? Mugavus on nii kõrges, ta on äkki ka kuskil siin või? Arvant on see on kusagil. Jebiga jee. Aga kokkuvõttes meeldib mulle praegu see rohkem. See meeldib rohkem sellepärast. Ja mis minul on see mure nende autodega, mida ma olen näinud varem nüüd, kus me lähemalt uurime, siis saab juba uut pilku. Aga minu mure ongi see, et nad näevad liiga nohiklikud välja. Miks nad ei võiks ehitada autosid, mis näevad välja nagu automoodi autod, et see Nissan Leaf oli nagu väga selline eest tõmbi ninaga enam vähem, nad olekski täiesti peidetud linnasüsteemis, et sa ei saagi aru, et kas see on Benz või elekter. Aga siit seest on vaatepilt jälle teistsugune. Seest on väga ilus. Seest on väga ilus. Lihtsalt ongi, et see on nüüd väljaspoolt ka natuke parem kui Nissan Leaf. Et vaatame, kas järgmine on sellest veel parem, et kas me saame sellise trepi või... Jah, praegu ta on siis, kui meil oleks Top Geari siltide viskamine, siis see lendaks ülespoole Nissanit. Jah, seal siltid olid ikka vist käinud ringi aegade peale. Meil on teistsugust sildid, jah? Meil on croissanti süsteem. 27-st croissantist on see auto. No siis see on 18. 19 anname ära talle, jah. Aga see on siis show praegu, ma arvan. Ja räägime millalgi hiljem, äkki vaatame, kas üldse jõuab siia autosse tagasi midagi rääkima või mitte, aga äge auto oli.